Tere taas! Lähme edasi oma 5. saatega sarjast Inimese tee. Mina olen Heino-Mart Laisk, tervendaja ja psühholoog. Ja mina olen Tibu tema abikaasa. Ja üks saate formaat, nagu te olete ilmselt ka varasematest osadest tähele pannud, ongi see, et me püüame omavahel lahata paljuski ka meie enda isiklikke probleeme. Ja möödunud saadetes me jõudsime oidipaalkompleksini, oidipaalse eani. Täna tahaks minna sealt natuke edasi, tahaks rääkida latentsest east, mis on siis oidipaalne iga, mis lõpeb kuskil 7. eluaastaks kuni murdeiga ja ehk jõuame rääkida ka murdeeast, sest latentne iga tavaliselt ei ole väga traumaatiline lastele. Aga muidugi seal võib olla, jah. Aga ma tahaks nüüd Tibu käest küsida kohe, et kuidas sina näiteks oma seda iga, mis nüüd hakkas sealt oidipaaleast pihta. Alates kuskil siis 7. eluaastast, jah, et mis sul sellesse ikka jäi? Eks ma arvan, et minu jaoks, kui jätta nüüd hilisem kooliaeg välja kuskil siis alates 11. siis tegelikult see latentne iga oli minul nagu kõige traumaatilisem osa, et siis ma kogesin kõige rohkem äratõuget enda jaoks kõige lähedasemate inimeste poolt. Seal tekkis tohutu vahe hinnangul ja hinnangul, et hästi palju oli negatiivset, hästi palju oli sellist, mis pani mind ennast alaväärsena tundma ja tekitas mus tohutuid enesekindlusprobleeme. Ja see on see iga, kust mul on nagu kõige paremad mälestused, aga mul on ka kõige halvemad mälestused peaaegu. Aga kuidas sulle endale tundub, kas need traumad, kas see trauma sai alguse latentsest east või see sai alguse sellest oidipaalsest äratõukest ja kajas edasi siis latentses eas? Nüüd hiljem analüüsi mõttes või analüüsi käigus ja arutledes seda ja kõike, ma ikkagi ütleks, et see algas nagu seal oidipaalkonflikti ajal, aga see läks sujuvalt edasi, et selles mõttes enne seda oidipaalkonflikti oli mul nii-öelda teiste arust ma käitusin juba hästi, mina arvasin, et minusse suhtuti väga hästi, et mul oli väga-väga positiivne lapsepõlv, hästi hoitud, hästi armastatud on ju ja nii edasi. Aga mitte, et ma sealt ei mäleta ka negatiivseid asju, seal on ka. Aga samal ajal, jah, kui ma 7-8 olin, siis need esimesed klassid olid minu jaoks meeletult traumeerivad, sellepärast, et ei olnud ma piisavalt tark ja seda saadi kohe aru, ei mõelnud ma piisavalt kiiresti. Ma ei ütle, et ma ei olnud laisk, selles mõttes, et loomulikult ma olin laisk, aga... Nüüd oled sa ka laisk. Paratamatult, jah. Aga ma selles mõttes, et areng, edasine areng minu jaoks oli väga pärsitud sellest, missugused eesmärgid mulle seati väljaspoolt ja missugused piirid pandi paika, mille sees ma võin areneda. Et mul ei lubatud teha mingeid asju, mida ma tahtsin teha, kuigi see tuli suht hiljem ka, et see tuli pigem kuskil seal 10-11. Ja mul ei lastud... Vaata, mis me oleme rääkinud, on ju, et selles vanuses on nagu väga õrn piir on selle vahel, kus sa lased lapsel liiga palju teha ja kus sa sead talle liiga palju piiranguid, aga samal ajal, kus sa nagu sead talle need õiged piirangud, et millest ta nagu õpib, mitte ei saa kannatada. Ja mul on see tunne, et mina sain konstantselt kannatada nende piirangute või nende eesmärkide osas, mis mulle seati selles vanuses. Ma mäletan enda kooliajast umbes samasugused asju. Mul hakkas ka probleemid kuskil, teisest klassist umbes, et esimene klass oli mul veel väga tore. Loomulikult selleks olid mingid välised põhjused, seal mingi konflikt õpetajatega ja mingi õpetaja oli meil justkui nagu ebaõiglane. Aga see on kõik see, see on see maailm, mis tegelikult kajab vastu meie enda usule. Aga
kuigi me nüüd siin täna tahtsime minna kohe edasi latentsesse perioodi. Aga mulle tundub, et vaata, sina kogesid oidipaalkonfliktis päris tugevat äratõuget. Ja kui ma enda peale mõtlen, siis minu sümptomid on sellised, et ma nagu jäin eraldumata. Kuna meil on ju kõik asjad vastupidised. Et siis mina sain täiesti eraldatud. Sina said eraldatud liiga jõhkralt ja mina ei eraldunudki. No, see on loogiline. Sellepärast, et noh, mul see tervikus olemine, see on mul tegelikult läbi elu mind saatnud ja ma arvan, et koolikonfliktid hakkasid ka, et need tegelikult koolis ma kogesin väga traumaatilisena, nagu sinagi ütled, et see oli väga hull iga, eks, et noh, mul oli ju esimene enesetapukatse oli 6. klassis. Mida küll loomulikult ainult sina pead enesetapukatseks, ma saan aru, et sinu vanemad äärmiselt... No nad ei mäleta seda jah, aga noh. Aga samas see on loogiline, sest mõttes vanemad vaatavad väga palju mööda asjadest, mida lapsed kas võib-olla nad näevadki suuremana, aga need asjad on olemas olnud kindlasti, lihtsalt vanematel on oluliselt mugavam minna edasi mõtlemata neile asjadele, võib-olla isegi tühistada need asjad ära ja siis kõik need ma ei ütle, et kõik laste nii-öelda mälestused lapsepõlvest on täis tõde, sellepärast et me tihtipeale täpselt samamoodi nagu vaidluses alati see, kes vaidleb enda eest, noh, inimesed vaidlevad ju enda eest, nad näevad asja oma nurga alt, nii et nad muudavad oma selle tõe väga tähtsaks, kuigi see alati ei ole tingimata nii nagu noh, kui vaadata kõrvalt kahe inimese vaidlust, sa näed palju selgemini neid. Meil on selge, inimene ikkagi näeb enda mättatsust. Just, ja samal ajal on kindlasti see, et mida vanemaks me saame ja seda mitte väärastunum, seda väärtunum on meie tõde lapsepõlvest. Selles mõttes, et meil võib olla väga hästi meeles, aga seda rohkem me lisame sinna täiskasvanu aspekte, mida näiteks laps mäletades oma mälestusi kindlasti nagu ei tunneta niimoodi. See on kindlasti õige, sellepärast, et no tegelikult on seda ka uuritud, et inimesed nii-öelda konfabuleerivad ehk mõtlevad oma mälestusi välja. Ja on ka selline efekt näiteks olemas, et lapsed, kes on olnud väga tähelepanuta, kui nad täiskasvanuna satuvad psühholoogi juurde, siis nad hakkavad ette kujutama, et nad said palju vitsa lapsepõlves. Minul on ka muidu selline mälestus, aga see on niimoodi, et pagan seda teab nüüd, kus kohas see tõelisus on ja kus on tegelikult minu enda väljamõeldis või minu enda tegelik soov, eks, et et maailmale et mind oleks rohkem tähelepanu. See vitsa saamine on tegelikult tähelepanu vajadus on ju mingis mõttes. See on nagu tõeline maailmaga kokkupuutumine. Ja kui sul on, ja kuna minu suur probleem on läbi elu olnud see, et ma ei saanud maailmaga kontakti, eks, kuna mul oli see ema probleem ees, siis on tegelikult päris tõenäoline, et ma võimendan oma mälestustes näiteks neid vitsasaamise episoode. Noh, ma ei ütle, et ma olin ühtegi korda, mõned korrad kindlasti sain ikkagi päriselt ka. Ja aeg oli ju teistsugune, siis loeti seda päris normaalseks. Aga on küllalt tõenäoline, et ma tegelikult võimendan oma mälestustes üle selliseid just teravaid kontakte, mis nagu ütlevad mulle, et ma olin olemas siis. Nii et põhimõtteliselt see, et me täiskasvanuna või hilises teismeas või siis vara nii-öelda täiskasvanuna, mul on selline veider arvamus, et ükski inimene ei ole täiskasvanu enne, kui ta on 25, sellepärast, et olgem ausad, ei ole olemas sellist asja, nagu sa saad 18 ja sa oled täiskasvanu juba. No tegelikult ei ole ka see 25 mingi piir. Ei, absoluutselt. Mõned ei saa surmani täiskasvanuks. Jaa, loomulikult, absoluutselt. Aga mida ma mõtlen on see, et mida vanemaks sa saad, seda rohkem need mälestused on seotud sellega, kuidas sa oled oma lapsepõlve omaenda peas lahendanud tegelikult. Kindlasti, reegel on see, et minevikus on meil faktid ja meie anname neile tähenduse. Tulevikku me suuname oma tähenduse ja sinna külge kasvavad faktid. Et tegelikult, ja see tähendus, mida me mineviku faktidele anname, see alati muutub, kogu aeg muutub koos sellega, kuidas me ise muutume oma elu jooksul.
ja noh, kas või see, ütleme tänane saadegi, me mõtestame lahti oma lapsepõlve või noh, siis noh, põhiliselt lapsepõlves fakte, eks ju. Ja selle sama mõtestamise käigus loomulikult see tähendus nendel faktidel meie jaoks muutub. No, eriti kui ma ei eksi, siis neid saateid me oleme juba päris mitu tükki teinud korduvalt, sellepärast et ühel või teisel põhjusel suudame need saated ära kustutada. No. Ja ka sellel on kindlasti põhjendus, sest minu jaoks on näiteks see oidipaalse, latentne ja siis varamurdeiga. Need on äärmiselt keerulised aastad minu jaoks lapsepõlvest ja ma tunnen väga suurt vastumeelsust nendest rääkida. Ma ühtepidi ma nagu tahan, mulle meeldib see analüüsimine ja mulle meeldib arutada. Aga ilmselgelt ma nagu väga-väga kardan neid teemasid, sellepärast ma kardan mitut asja. Ma kardan haavata teisi inimesi oma verest. Samal ajal ma tahan olla hästi aus, sellepärast et muidu ei ole sest mingit kasu sellest, mis me räägime. Ja muidu ei ole kellegi sest kasu, eks ei sulle kas vaatajate. Ja just. Ja siis ongi see, et noh, mingid alateadlikud hirmud ja mõtted panevad mind tegema asju, mida ma mitte kunagi ei tee. Nagu ma tehnikaga olen ma ju väga-väga sina peal on ju ja saan väga hästi hakkama. Tõesti jah, palju paremini kui mina igal juhul. No ja siis on nagu olukorrad, kus ma lihtsalt liigutan vale juhet või see juhe parasjagu, mis pole kunagi elus nagu probleeme tekitanud. Ma suudan seda juhet liigutada ja kõik üleslaadimised katkevad ja ma ei tea, mis kõik juba tegin. Nii et jah. Seda me oleme sinuga koos elatud aja jooksul, ma olen väga palju kordi märganud, kuidas maailm like a magic käitub täpselt nii, nagu sa alateadlikult või sisimas soovid, mis ei ole küll tingimata õige. Ma mäletan seda korda, kui me olime suhteliselt meie suhte alguses kohe, kui sa olid mul Tallinnas. Siis ei olnudki nagu suhet, see oli... No siis ei olnud veel suhe alganud loomulikult ja sa olid lihtsalt külas mul Tallinnas ja pidid minema koju tagasi ja sa kangesti tahtnud sinna minna. Ja ma ostsin sulle Hiiumaa tagasisõidupileti ja sa nagu muuseas viskasid ta koos jäätise paberiga prügikasti. Ja see prügikast oli veel tühi. Ja tühja prügikasti. Ja vähe sellest mingisuguse 5 minuti jooksul, kus see asi tuli välja ja ma läksin seda sealt prügikastist võtma ja bussijaama koristaja oli selle prügikasti juba tühjaks viinud, nii et ma pidin uue bussipileti ostma. Jaa, no aga see on selles mõttes selline kerge, aga väga selge versioon minu sellest nii-öelda soovide täitumisest või hirmude baasil soovi täitumisest. No tegelikult see näitab kõige, vaata kui sa oled väga ehe inimene ja mida ehedam on inimene, seda rohkem maailm täidab tema soove. Sellepärast on, seda ma olen ise näiteks näinud, et oma siin arengu käigus ma olen nüüd mitukümmend aastat tegelenud selle enesearenguga ja mida ehedamaks ma muutun, mida rohkem, ma ise nimetan seda, et mida rohkem ma suudan armastada maailma, see tähendab seda, et ma olen iseendana maailmaga kontaktis otse. Seda rohkem hakkab maailm olema just see, keda ma tunnen, et vastab minu tunnetele nii-öelda. Ja kogu see nüüd nii-öelda paigast ära läinud teema, mis meil tuli. No ta läks vähe lappama, jah. On tegelikult seotud selle sama latentse oidipaalse eaga ja sellele eelneva eaga. See arusaamine, need emotsioonid, need käitumismustrid, mis meil praegusel hetkel on, millest me just rääkisime, need kõik tulevad sellest east, et inimeste oskus oma soove ellu viia või inimeste oskamatus ennast tõestada või mis iganes, kõik see tuleb kõik sellest osast. Ja näiteks üks asi, millega ma olen nagu aastaid tööd teinud, aga kuna ma tööd ei tee millegiga, ma lihtsalt jõuan oma eesmärkideni. Aga ongi ilmselt sellest, kuidas ma seletan, ma usun, et see esimene 6 eluaastat mul oli äärmiselt külluslik. Kõik tahtsid mind selles mõttes, et mul oli väga hoidev pere. Ma küll tundsin ennast üksiklapsena, sellepärast, et mingil põhjusel ma oma siis nooremat vanemat venda väga ei mäleta oma lapsepõlves, aga ma arvan, et see on, ma isegi ei oska öelda, millest see tuleneb. Kuigi me oleme nagu praegusel hetkel kõige lähedasemad selles 4. lastegrupis.
Aga teised olid põhimõtteliselt läinud, kõige vanem vend ja õde. Ja sul on väga suur vanusevahe nendega. Mul on suur vanusevahe jah, aga ma tundsin ennast üksiklapsena ja ma tundsin ennast väga tahetud lapsena selles eas. Ja ma arvan, et see, kuidas ma tulin, see, kuidas mind eostati, see, kuidas mind taheti ja see, kuidas mind hoiti lapsena. Selles just esimesed 6 aastat. Ma arvan, et see on see, mis on andnud mulle sellise uskumise maailma, et mul on küll probleem inimestega väga tihti ja mul on teatud oma sotsiaalkompleksid ja probleemid ja foobiad. Aga samal ajal on see, et kui ma midagi tahan ja kui ma millessegi tõeliselt usun, siis ma olen lausa ma olen ikkagi väga äärmiselt sügavuti võimeline võitlema ja selle eest, mida ma tahan ja saama seda, mida ma tahan. Et kui ma... Sa ei karda, jah? Sa ei karda tegevust, sa ei karda midagi teha, midagi olla. Just. Ja aga nüüd see edasine asi, see, kus kohast mul tekkisid sotsiaalfoobiad, kust mul tekkis kunagi kogetud ühesõnaga igasugused teemad. Sorry. Siis... Päris kõike need ka tibu jõudu välja käia. Ja see on loomulik. Ühesõnaga, need kompleksid, need keerulised osad, mis on valitsenud minu üle ja mida on väga raske olnud nagu murda, need käitumismustrid, erinevad OCD versioonid, need ikkagi, ma usun, et tulevad sealt osast, kus ma tunnen oma elus, oma lapsepõlves meeletut kriitikat, kus mind võrreldi kogu aeg vanemale õele, kes oli mingis mõttes nii üle minust, kui sai üldse olla, tema matemaatiline mõtlemine, tema loogiline maailma nägemine või midagi sellist. See on selles mõttes... Aga sai koolis hästi hakkama, jah? Just, ja selles osas mind kohutavalt palju võrreldi temaga ja tehti mulle selgeks, et umbes, et kuidas sa sellest aru ei sai, krõõt teab seda nii hästi või midagi sellist. Seal oli mingeid asju, mis minu jaoks kõlavad siiamaani, mida ma näen seda võrdlust kogu aeg. Aga siis tuli sealt see, et sa ei õpi piisavalt hästi, sa oled laisk, sa oled lohakas. Siis tuli seal, kuna mul kool tekitas algusest peale stressi, siis mind kutsuti simulandiks, sellepärast, et mul hakkasid väga-väga halvad kõhuvalud ja erinevad haiguse näidud, mille kohta kunagi ükski analüüs ei suutnud tõestada, et mul tegelikult midagi on, mis tähendas seda, et ma olin simulant. Ma sain selle eest ikka väga palju pahandada, et ma olin simulant. Ja eks sealt see arenes, tegelikult see eskaleerus ikkagi väga hulluks ja ei ole, mida ma julgen öelda, on see, et ühegi lapse ühtegi haigust ei tohi võtta lihtsalt. Ükski neist ei ole kerge. Et kui nüüd laps tekitab sellised üksikud korrad ja sa näed, et või vanemad näevad seda, et okei, et ta tahab tegelikult arvutis olla või ta tahab tegelikult nende sõpradega mängima minna või ta tahab koolist varem ära pääseda või mis iganes tal teemad on. Loomulikult tuleb nendega kuidagi tegeleda selles mõttes, et ei saa lasta nii-öelda lapsel ei saa lasta simuleerida tal, kui on võimalik see olukord lahendada. Ja üldiselt ei maksa lapsest kujundada uskumust. Et simuleerimine viib soovitud tulemusele. Aga samal ajal on see, et ma usun, et üks asi, mida väga paljud vanemad ei mõista, eriti vanema ja vanemad, selles mõttes, et minu vanuse inimese vanemad ei näinud üldse sellist maailma, aga isegi tänapäeval on väga palju lapsevanemaid, kes teevad maha nii-öelda oma laste arengus laste kannatused. Ja nad ei saa sellest aru, et need pisikesed simulatsioonid kasvavad lõpuks suureks, kui nendega õigesti ei tegelda. Ma ei oska isegi, me võime seda kohe ka rääkida, et mis on see õige viis neile olukordadele läheneda. Lihtsalt, mida ma tean omast peast ja oma elukogemusest on see, et lõpuks need simulatsioonid, nii-öelda need vanematele tunduvad põhjuseta haigused kasvavad päris haigusteks välja.
et inimese stressitase, lapse stressitase on tegelikult niivõrd kõrge või võib-olla niivõrd kõrge ja võib-olla niivõrd hävitav, et lõpuks see hakkabki teda füüsiliselt sööma ja lõpuks see kasvab välja haiguseks, mida on kas väga raske parandada või noh, nagu minu puhul ma ei kiida heaks koolist äratulekut, aga nagu üldises mõttes, aga ma tean, et minu puhul see oli ainuõige tegu, sest kui mina ei oleks koolist ära tulnud 8. klassis, siis ma oleksin tõenäoliselt midagi väga hullu teinud. Ma olin väga halvas olukorras. No põhimõtteliselt me saime ju tuttavaks siis, kui sa olid praktiliselt enesetapu äärel. Ja ei, ma olingi selles mõttes, et loomulikult on meil inimesi perekonnas, kes seda elusus ei tunnista aga selles mõttes mina olin nii halvas kohas. Ainuke asi, mida ma päevad läbi mõtlesin, oli see, kuidas ühte või teistmoodi ära kaduda, et olemine, koolis olemine, kodus olemine igal pool oli niivõrd võimatuks tehtud, niivõrd piinav. Ma ei tahtnud näha seda maailma enam ja ma olin valmis igasuguseid asju tegema, et sellest pääseda. Et me siin just, meil tegelikult lähme sellest teemast nagu päris kiiresti läbi ja ma tahaks sellest latentsest osast veel rääkida, aga mis mul tuli meelde, on see, et me ükspäev rääkisime sinuga erinevatest viisidest, kuidas panna näiteks endale kätt külge, on ju. Ja me rääkisime just lõikamisest ja kratsimisest, et seal on nagu ühesõnaga ma psühhiaatriahaiglas sattusin kokku ikkagi väga mitmete erinevat tüüpi enesetapule lähedal olevate lastega, noortega ja sealt ütleme niimoodi, et see kogemus oli iseenesest äärmiselt nagu karastav, et mul tekkis väga suur, väga sügav arusaamine sellest, mida mõni laps on võimeline tegema, et saada oma vanemate tähelepanu või jõuda mingisugusest kohast, saada mingisugusest kohast elus läbi, et lihtsalt ongi vahest ainsad viisid nagu läbi valu seda teha, sellepärast et sa oled nii läbi. Sa oled nii kaua kannatanud ühe või teise asja pärast koolis või kodus või mis iganes, et ainuke asi, mida sa oskad välja mõelda, on see, kuidas sellest läbi minna ja vahest ainuke viis sellest läbi minna on läbi valu, sellepärast et valu viib mõtted ära ja sa jõuad astuda need sammud, mida sul on vaja. Ja siis see erinev viis omale kätt külge panna, näiteks me arutasime seda, et kui noaga lõigata randmeid, on ju ennast lõikuda või kratsida, eks ju. Kas lõikuda või kratsida. Mida see tähendab? Et nuga on nagu ebaisikupärane, et see tekitab, see peaks tegelikult... Külm ja anonüümne, jah. Just, et ma ei ütle, et seda on lihtne teha selles mõttes, et ma ei usu, et ühelgi inimesel on endale haiget lihtne teha. Aga neil on vaja seda valutunnet, neil on vaja seda väljasaamistunnet, on ju. Täiskasvanud inimestel on selleks ksaanaks, aga noored lapsed kasutavad selleks nuga, sellepärast et see valu viib mõtted mujale. See valu tekitab mulje, et sa oled midagi väärt, sellepärast et valu iseenesest on nii ekstreemne tunne. No, see paneb su füüsiliselt väga tugevalt olemas olema. Just, et ta tekitab sulle nagu identiteedi, et ma olengi see valu. Ja selles mõttes, aga noaga teha või käärida või millegiga ennast lõigata on nagu veidi kaugem asi, kui ennast kratsida. Et ennast kratsides oma enda, ma tean nagu neid tüüpe või selles mõttes ühesõnaga ma tean mitmeid, kes on seda teinud, aga neid on palju vähem kui näiteks neid inimesi, kes noaga ennast lõikavad. Ja need inimesed, kes panevad omale enda küüned külge, need inimesed ikkagi sel hetkel äärmiselt vihkavad ennast ja oma olukorda. Sest nad on valmis äärmiselt personaalselt ennast ise ära lõhkuma. See on natuke sarnane küünte närimisele. Jaa, kindlasti, jah. Sest on väga palju teismelisi, kes närivad oma küüned verele täiesti. Ja see on oma enda hammastega sinna külge minek.
et sellised haiged tegemised, omaenda naha katki kratsimine või oma küünte verele närimine, mis minu arust on oluliselt tihedam nagu olukord kui päris kratsimine. Aga need näitavad nagu oluliselt suuremat viha või vastikustunnet või hirmu, et sa enda vastu või hirmu, et sa ei ole olemas. Selles mõttes, et hirm, et sind näiteks tühistatakse ära. No mina näen seda kratsimist või enesevigastamist üldse, mis teismelistel sageli toimub. Et ma möödunud saatel juba seostasin selle tegelikult selle sama oidipaalkompleksiga. Jaa, absoluutselt. Ja see on nüüd see, kui ütleme lapse see seksuaalne tung vastassoost vanema suhtes, mis on normaalne lapse ja arengu osa, saab väga traumaatilise vastulöögi. Tähendab, talle öeldakse, et mis sa õige tatikas mõtled, et kaosid umbes minema. Ja see vanem ehmatab sellest nii ära, et ta ei julge selle lapsega enam üldse suheldagi. Ja see laps saab absoluutse identiteedikriisi, teda nagu ei ole olemas enam. Ja see tähendab seda, et nüüd kui ta jõuab teismeikka, nüüd latentses eas, see väljendub seal suhetes sõpradega ja nii edasi. Või mitte sõpradega. Või mitte sõpradega, eks ju. Aga no näiteks ka selles, et sõbrad ei püsi. Et kui sõbrad saavad lähedaseks, siis tekib äratõuge. Ehk et tekib see sisemine hirm, et mind aetakse varsti minema sellest suhtest. Ja siis sa lõhud ise suhte ära. Ja see on pärast ka võib-olla siis mehe ja naise suhetes ja igasugustes suhetes pärast läheb hilisemas elus välja. Aga see kratsimise asi, see on see, et teismeeas, kui lapsel hakkab nüüd tärkama see päris seksuaalsus, see täiskasvanu seksuaalsus, siis see on nii kohutav. See hirmutab nii kohutavalt ära, sellepärast, et tuleb meelde see tunne, mida me äratõuketunne oidipaaleas kogesime. Ja siis sa hakkad nagu tagasi tõrjuma seda, sa hakkad ennast lõhkuma, et kurat, ma ei saa olla selline, vabandage väljendus, nii kole inimene, et mul jälle tuleb see tunne peale ja nüüd mind ootab, kohe kukub maailm kokku. Jah, sellepärast, et oidipaaleas pidi juhtuma midagi kas traumaatilist või lihtsalt niivõrd ekstreemselt emotsionaalselt on ju, et see tekitab mulje nagu kogu su maailm kukuks kokku. Ma arvan, et kõige tõenäosem stsenaarium ongi see, et isa teadnud, eriti kui isegi kui mina noor oli, siis teadnud üldse keegi sellest asjast või midagi. Kuigi Freud oli muidugi juba selle avalikust toonud, aga ütleme meil siin Vene või Nõukogude Liidus sellest ei teatud midagi või sellest ei räägitud. Teatavasti Nõukogude Liidus seksi ei olnud. Aga ühesõnaga üldiselt laps pöördub üsna otsese seksuaalse palvega vastassoost vanema poole. Kas ta siis vormistab selle, et ma tahan sinuga abielluda või nagu me rääkisime, et ta võib seda öelda ka otseselt välja, et ma tahan sinuga seksida või tunneb huvi. Või lapsi teha või tunneb huvi suguelundite vastu või midagi sellist. Ja kui nüüd tõepoolest selle peale saab jalaga ja see vanem tegelikult lõpetab sellise mõnusa nunnutava suhtlemise selle peale täitsa ära, olles eelnevalt näiteks, ütleme, väga hea isa ja siis muutub kohutavalt tõrjuvaks ja kurjaks ja selle asemel tuleb, hea isa asemel tuleb türann. Sellepärast, et see isa ise ehmatas nii ära sellest, et ta hakkas mõtlema, et mis nüüd, ta on mingisugune täielik värdus, et kuidas ta laps tuleb nüüd taga niimoodi rääkima. Sest lihtsalt puudub seksuaalne haridus inimestel. Ja vot see nüüd teismeeas väljendubki sellena, et hakatakse ennast lõikuma, hakatakse oma see tärkav seksuaalsus, see huvi, ütleme tüdrukute siis poiste vastu. Aga selles mõttes ei pruugi olla üldse teadvustatud, selles mõttes need lapsed, kelles see nii-öelda seksuaalne teadvus hakkab pinnale tulema. Sel hetkel, kui nad hakkavad seda nii-öelda alla suruma, nad mõtlevad sellele miljon põhjust peale selle, et see on kuidagi seksuaalsusega seotud. Nad ei saa aru tegelikult. Ja see jääb kõik alateadvus. Sest see on puhtalt, ma arvan, et see on lihtsalt instinkti baasil. See on see alateadlik, see tunne, kui meid ära tõueti. Ja kui meie maailm tegelikult kokku kukkus, sellepärast mul oli väga lähedane suhe vastassoost vanemaga. Jaa, aga ma mõtlen nüüd ka teismeeas.
teismeeas on samamoodi, see seksuaalsus ju tekib täiesti instinktuaalne alles, selles mõttes ei ole veel teadvustatud. Et nad ei saa tegelikult aru veel, mida nad tahavad või mida nad mõtlevad. Et see on pigem on see nagu lihtsalt feeling selles mõttes, et no kas või see sama asi, et tegelikult hakkab klassist üks poiss meeldima. ma ei arva, et see on nii otsene. No see on nüüd päris otsene, aga see seksuaalsus tõesti, see kasvab lihtsalt, see tunne, et ma hakkan naiseks saama. Et ma olengi seksuaalne olend. Ja see hakkab teadvustuma ka see äratõuke moment, see valu, mida tol hetkel tunti. Ja siis hakkabki kratsima või lõikuma ja püüad seda kõike maha suruda, sest see on nii hirmus. Et see on nagu kohutav koletis tõesti, kes siit välja roni. Sellepärast, et kunagi on äratõuge nii tugev just kogemus on öelnud, et see hävitab su maailma. Ja ma mõtlen, et siin on teine pool on nüüd veel. Et kuna ma rääkisin, et minul on see asi nagu vastandlik sinule, siis sina sai trauma sellest, et sind on nagu väga kaugele lükatud või seksuaalsus ongi nagu nii kohutav, et seda ei tohi olla. Mulle tundub, et mul on see nagu selles mõttes vastupidine, et ma kipun nagu ma ei saa nagu eralduda. Mis tähendab seda, et mul jäi see äratõuge nagu olemata. Teisipidi äärmus. Et ma jäin nagu ema isa sisse nagu, ma istun oma nii-öelda emakas sees ja mul on see hea olla, ma ei tahagi ära tulla. Ja see on isegi loogiline, sellepärast, et vaadates seda, kuidas sul puudus isegi arusaamine sellest, et sul on ema või see ema tunnetus, mis tähendab ka seda, et põhimõtteliselt sul võiks nagu puududa selles oidipaaleas emast eemale minek, sellepärast, et sul puudus üldse ema tunnetus. Ma ei saanud seda eemale minna, sest ma ei näinud teda. Mis on loogiline, kuna meil on üldiselt kõik asjad vastandlikud. No alati jah, paaridel on nad vastandlikud. No ja ma ei tea lihtsalt ühtegi paari, kellel nii vastandlikud. No meil on nad jah väga markantselt välja joonistunud, selles mõttes ma olen nagu kõige täiuslikum paar. Just. Eks see vastandlikkus on tegelikult kõige, muide üks asi, mis sellest oidipaale east tuleneb, meil hakkab aeg otsa saama, ma ei saa palju enam rääkida, aga tuleneb ihnus-ahnus ja kadedus. Ütleme, tegelikult sinu ihnus väljendub kadedusena, minul on ta ihnusena, eks ma ei raatsi nagu ei julge midagi välja anda. Sinu ihnus väljendub kadedusena, sa ei raatsi midagi ära anda. Minu obsessiivsus. Jah. Selles mõttes, et ma kogun, vaata. No ja näiteks kogumine. Ma olen ju selles mõttes ükskõik, mida ma tahan teha, mida ma tahan, siis ma teen seda nii põhjalikult, et see on crazy, kui põhjalikult ma teen asju, kuidas ma kogun endale raamatuid, filme, muusikat, korea keelt, kogemusi, sulgpalliga oleks ka sama. Sina korjad kogu aeg endale nagu juurde. Ma koguda ma ei saa üldse, mul on kogumine täiesti välistatud. Ükski asi ei kogune mulle. Oota, see ei ole tõsi. On küll tõsi. Ei ole, mõtle oma juhtme kollektsioonile. Ma olen visanud 15 aasta jooksul ära vist 2 või 3 korda kastitäite viisi juhtmeid, mida sa alles hoiad igaks juhuks. Tähendab, jaa, ma ei raatsi midagi nagu ära anda, mis tekib. Aga sa ei osta juurde. Aga ma ei osta juurde. Okei. Selles mõttes ma jah. Sa oled ihne, sest sa hoiad endale. Just, ma hoian endale, ma ei anna välja. Ja see on nüüd täpselt selle oidipaarkompleksis, isa, ema ja mina, eks ju. Kadedus. Ihnus on see, ihne on see inimene, kes istub siis selles, ei ole eraldunud sellest. Jah, ei taha. Ta ei taha midagi, ta ei taha anda üldse kuskile väljapoole midagi lasta, ta hoiab seda hästi endasse kinni. Ahnus on nüüd see, kes on saanud siis väga jalaga ja ta tahab seda kõike nii-öelda saada, eks. Ta on nii-öelda täitsa ilma jäetud. Ja nüüd ta tahab kõike tagasi anda. Tal on suur kirg ja nälg maailma vastu. Ja kadedus on ka sealt tegelikult, armukadedusel on ju oidipaalkompleksi juured. Et siis inimene, ütleme, ta tunneb sidet selle vastassoost vanemaga ja ta on väga kade selle teise vanema peale. Kui tal ei teki nagu normaalset õiget eraldumist sellest.
et noh, ja noh, põhimõtteliselt ongi, see tähendab seda, et seal peab olema see järsk eraldamise moment ja talle ei ühesõnaga, ja seal ei ole seda õiget eraldumise kohta, mis tähendab seda, et ta ühtepidi jääb mehi kartma, aga teistpidi ta jääb ema peale kadedaks. no vot ongi jah. ja aga nüüd tänaseks on meil nüüd aeg otsas. mitte tänaseks, selles mõttes, on selleks saateks. selleks saateks ma arvan, et me jätkame seda teemat suhteliselt kiiresti, sest see on väga huvitav. aga jah, et aitäh kõigile kuulamast ja tänaseks me lõpetame, aga ma loodan, et järgmine saade ei lase ennast mitte liiga kaua oodata. ja just. Tšau, tšau. Tšau, tšau.